Kõigepealt võtad enda nutiseadme, telefoni või tableti, vaatad, et sul oleks asukoht ja internetiühendus sees. Oled alla tõmbanud juba Pluto F äpi endale ja teinud ka kasutaja sinna, registreerinud siis meiliaadressiga ennast. Nüüd teed selle lahti, näed siit esilehte, vajutad lisavaatlus ja siis ta hakkab automaatselt otsima sinu asukohta. Natuke aega ootad, kui ta ei leia kohe su asukohta ülesse, siis võid ka panna asukoht, nüüd tema leidis, aga võid ka vajutada luubi peale ja siin üleval aadress, siis saad ka aadressi sisse toksida näiteks või koha. Meie oleme Tartu Loodusmajas, selle ta leidis praegu ülesse. Nüüd tahan pildistada samblikku, saan valida ülevalt, kas ma pildistan kohe või panen manusena juba foto, mis minu nutiseadmes on enne tehtud. Mina teen praegu pildi. Mul on laua peal üks samblik, mille ma õues tõin, aga teie võiksite õues ise pildistada. Nii, ilus pilt, okei. Nüüd on see pilt siin manusena olemas. Alati kõigil vaatlustel võiks manusena pilt olla. Kellaaja ta paneb ise automaatselt. Projekti valite sammal või samblik. See on ka väga oluline, panete selle paika. Ja nüüd peate valima, et kui te pildistasite sammalt, siis te valite taime ikooni, aga kui te pildistasite sambliku, siis te valite seene. Selle te peate ise ära määrama, kumb te siis on ainukesena. Siis on liik, kuna meie liike ei tea, paneme ei tea. Tuleb lihtsalt fungi. Nii, siis on, kui te olete kasutaja teinud, teie nimi tuleb kohe siia alla, elupaiga kirjeldusse, võite panna näiteks et kasvab kivi peal või puu peal või mõnes muus põnevas kohas. See ei ole oluline. Nii, kõik muud väljad hetkel jätate tühjaks ja võite ka lõpuks panna on ohtrus, et kas seal on neid üksikult vähe või on väga ohtralt. Minul oli siin koore peal praegu ainult üks, võite ka selle panna ja panetegi salvesta. Nii, ja nüüd ta näitab seal teie vaatlusi. Oluline on ka see, et te pärast laete selle siis ülesse, et siit saab ka ära kustutada, kui midagi läks sassi, aga ma vajutan siis selle pilve ja noole ikooni peale, siis see läheb Pluto F siis platvormil ära ja meil on teadlased, kes määravad siis selle liigi ära ja pärast see sisse logides te näete neid määratud liike siis ja saate teada, kellega teil tegemist on.